Köök on meie kodudes see ruum, kus on tavaliselt kõige rohkem mööblit ning paraku ka nii, et kui üks köök on kord juba valmis ehitatud, siis muudatusi tehakse siin haruharva. Mis aga oleks, kui tahaks teha köögis muudatusi? No näiteks jaanipäevaks üks köögi fassaad ja jõuluks teine. Kui hullumeelne nii, et tagasihoidlikult öeldes selline mõte üldse võib olla? See ei ole üldse hull mõte. See on täiesti reaalne mõte, et hästi lihtne välja vahetada meie firma puhul juba kui on soetatud köök, hästi lihtne välja vahetada sahtlipaneelid, kapi uksed, see võtab aega maksimaalselt tunnike kogu köök, kuna iga köök saab kaasa sellise personaalse koodi ja meie töö on lihtsalt see tellimus koos siis selle koodiga Saksamaale saata ja sealt tulevad ainult paneelid. Keegi pea tulema üle mõõtma midagi, keegi pea mingeid lisaliikusi tegema selleks. Läheme nüüd köögi planeerimiste juurde, et minu meelest on see ühe köögi kavandamise juures kõige keerulisem osa, et kuidas need asjad kõik paika pannakse, millist nõue, millised näpunäiteid te annate, kuidas kööki planeerida, kavandada? Kui on selline täitsa ees on täiesti tühi ruum ja kui tuleb nagu mõtlema hakata, et kus pihta hakata, siis alustada soovitaks kõigest sellest, kui inimene tuleb koju, tal on käes näiteks 2 ostukotti, et kuhu need köögis asetada. Sellest johtuvalt peaks siis külmiku kõrval jätma pisut ruumi, et saaks kotid sinna panna. Ja sealt võib edasi hakata nagu ostukotte tühjaks tõstma, just nagu selle nagu mõttega, nagu hakata nagu selles suunas nagu hakata nagu mõtlema. Ja sealt siis edasi, köögis on selline kolmnurk, on siis külmik, valamu ja pliit, tahi, et siis nende omavahelised kaugused väga niimoodi kaugel poleks. Tihtipeale on köögid ehitatud niimoodi, et nagu otsene päevavalgus aknast köögi tööpindade peale ei lange ja kasutame kunstlikku valgust. Kuidas see valgus paika panna, et oleks mugav ja hea alles töötada? Köögis on 2 sorti valgust, et on tööpinnavalgus, mis siis hõlmab seda, et kui tehakse toitu, et siis oleks piisavalt valgust, et seda valmistada. Ja teine, kui on avatud lahendus, siis on interjööri valgus, et seda saab panna nii kappide sisse kui kappide kohale. See nagu otseselt ei valgusta tööpinda, aga ta on just selline, nagu annab seda hubaset nagu interjööri valgust. See arutelu on niivõrd huvitav. Teie koduleheküljel on ilmselt palju huvitavaid ja eriilmisi kööke ka üleval, et neid silmitsedes mõelda selle jutu peale. Jah, seal on väga palju pilte üleval, küll pean ütlema, et see on nagu, klientidele ei pruugi nagu lähtuda sellest nendest lahendustest, mis on seal välja toodud. Et seal nendest erinevatest disainidest, erinevatest lahendustest võtta nagu enda jaoks see sobib ja see niimoodi järjest nagu paika panna, vaadata, mis just nagu ise saad kasutada. Või siis hoopis uuele ideele tulla. Milline on teie kodulehekülje aadress? Kodulehekülje aadress on www.noblessa.ee. Kõige kindlam on alati loomulikult ise kohale tulla ja spetsialistidega asja arutada. Praegu ajame teiega juttu siin Tartus Laial tänaval, ega see nüüd ometi Eestis ainukene koht ei ole, kus Noblessa köökidest rääkida? Ei ole. Kokku on Eestis meil 2 stuudiot, Tartus Lai tänav 11/13 ja Tallinnas Pärnu maantee 110. Noblessa köökidesse me tuleme veel kord tagasi, aga täna lõpetaksin jutu mõttega, mis mulle siin väga-väga meeldis, et köök on kodusüda ja õige lahendus paneb selle harmooniliselt tuksuma.